Ei, armas. Mõtlesin, et tulen söön sinuga natuke koos õhtusööki. Mõtlesin, et värske isu on. Juba päris mitu päeva on olnud selline tunne, et tuleb kuidagi jagama tulla. Et siis ehk saab sellest enda sees olevast asjast ka paremini üle. Ja tundun endale nii väsinud näoga. Et see naiste asi, mis minus kuidagi kerib. Ja täna sõnastasin ühele sõbrannale / koostööpartnerile, et tahan kuidagi mingist teisest rollist tulla välja. Ja samal ajal olen enda sees tunnetanud ja mingi aeg tagasi kindlasti te märkasite ka siin, et tegelikult ma ju tahtsin teiega teha naisteringi, on ju. Ja nii kui mõned naised sellele hakkasid jah ütlema, siis minu sees käivitus ka mingisugune, ma ei tea, protsess. Ja ma sain sellele jälile alles paar päeva tagasi, et tegelikult ma justkui kardan midagi sellist, mis on minu enda jaoks tegelikult kõige tõesem. Ja justkui see mõistega töötamine on midagi sellist, mis hästi kummalisel kombel mind teeb kuidagi õrnaks. Ja võib-olla just see otsus, et kuidagi ma tahtsin olla kõigi jaoks kättesaadav või kuidagi ei tahtnud neid piire panna, kuid ma arvan, et siin kuidagi sellises rohkem olnud ka sellises islamlikus või moslemlikus meediaruumis. Ise täitsa vabatahtlikult olen seda valinud, kus tegelikult väga-väga ägedad naisjuhid jagavad enda teekonda ja jagavad enda põhimõtteid kuni selleni lausa välja, et kui mõni mees tuleb teda jälgima, siis ta lihtsalt kustutab ta ära Instagramis näiteks. Ja siis ma kuidagi sellest inspireerusin või kuidagi sain puudutatud sellest, et niisuguseid valikuid täiega saab ja võib teha ja kuigi ma olen Eestis ka seda väga palju näinud, aga kuidagi nagu see sisemine jah kõlas minu sees. Ja samas ma olen hästi palju ka mõelnud selle peale, et miks ma siis nüüd ei taha seda valida või miks ma ennast takistan selles osas. Ja siis ma jõudsin nagu enda sees välja ühe hirmuni. Ja mõnes mõttes on eks hirmud ongi natukene illusiooni teema rohkem kui see, mis ei ole tegelikult mingi tegelikkusega seotud. Aga ma sain aru, et mingi teatud sorti aukartus ja hirm haiget saada on siin see põhiline. Ja tegelikult mitte keegi teine ei ole mulle tegelikult kogu sellel teekonnal mitte kuidagi haiget teinud ja need naised, kes võib-olla mingitel isiklikel tasanditel on mulle haiget teinud, siis tegelikult mul on nagu ka nendega jumalast okei. Aga tegelikult kõige rohkem vist olen ma ise endale haiget teinud sellel teekonnal või kui ma üldse lõin väga palju just fookusega naistele. Ja võib-olla see haiget saamise koht on olnud ka hästi tugevasti minu puhul rahaga seotud, aga kui me selle taandame, siis
nagu niisuguse algpõrrandini välja, siis see on tegelikult hoopis see andmise ja saamise tasakaal, mis on olnud paigast ära, sest et ma ise ei ole kuidagi ennast osanud ise väärtustada, ei ole iseendale maksnud. Olen alati olnud hästi andmises ja kuidagi alati tahan anda nii palju endast ja siis samal ajal jooksutan ennast kokku, luues endale ise seda survet. Ja täiega võid mulle siia alla kommentaari ka jätta, kui kõlab midagi sellist, mis sind ka kuidagi puudutab. Ja mõnes mõttes ma lihtsalt soovin, et ma saaksin kuidagi selle enda suhtluse kanali välismaailmaga sellest vaatest lahti, et kuidagi jagada nagu neid päris asju ja tegelikult jagada hoopis seda uut mind, kes ma arvan, et olen koos selle kas või tänase mingi töörolliga, kus ma tegelikult näen, et ma olen tohutult palju kasvanud ja arenenud ja tegelikult ka iseendale otsa pidanud vaatama. Ja see on nii huvitav, et just see hoopis selline töökoht, kus on nagu juhina vastutust väga palju, olen ma hakanud mõtlema iseenda väärtustamisele kõige rohkem. Ehk siis, et minu jaoks on täiesti normaalne olnud inimesi väärtustada enda ümber, naisi enda ümber ja tegelikult olen ka nagu teistele siis, ma ei tea, ütleme siis võlgu jäänud või kuidagi toppama jäänud mingites rahaasjades. On see olnud just siis, kui ma olen lasknud suures pildis midagi paigast ära ja olen just lasknud paigast ära selle eneseväärtustamise koha, kus ma tahan nagu nii anda, mul on peas pilt, kuidas mingid asjad võiksid olla ja mis see peaks olema ja kuidas ma veel tahaksin. Ja siis, kui ma mõtlesin tagasi kogu sellele enda teekonnale, siis ma sain aru, et ühel hetkel see kuidagi läks ära mingiks tõesti niisuguseks nagu, ma ei tea, kas see lõbustamiseks või entertainment pidevalt, kus tegelikult nagu ma tahtsin tuua ruumidesse rohkem ja rohkem, sest et siis ma arvasin, et asjad on väärtuslikumad, justkui mina ise siis pole väärtuslik ja kuigi ma saan tänases päevas väga hästi aru, et küsimus ei ole üldse selles minu väärtuses, sellest vaatest, et siin ei ole midagi arutada selle väärtuse üle, et absoluutselt kõik on, et ei ole olemas niisugust asja nagu ei ole väärt. Ja eks see koht minus järjest enam maandub, kuid kuidagi sellises, kuidas ma ütlen siis, et kuidagi ma nägin läbi selle, et kui ma küsin enda käest, et millist näiteks järgmist naiste ruumi ma tahaksin ise kogeda ja ka luua, on hoopis kass. Talle meeldib pahandusta. Milo. Tahab tähelepanu saada. Et millises naiste ruumis ja millist naiste ruumi ma tahaksin luua, siis ma sain täna aru, et ma ei taha mitte mingisuguseid lisavidinaid. Ma tahan lihtsalt ruumi kogeda niimoodi, et see oleks võimalikult vähe stimuleeritud välise poolt. See võiks olla niisugune rahustav olemine, kus saab kuidagi hästi esile tulla see naine ise ja kuidagi minu jaoks nagu
kogu selles naiste kasvus ja arengus on mind alati puudutanud see koht, kus et iga kord, kui mõni naine siseneb ruumi, siis ta toob sinna mingi uue kvaliteedi, selle iseenda, ja mida vähem on ruumis seda stimulatsiooni, mingeid tegevusi, mis viivad hästi mõistuse või tegevuse tasandile, siis tegelikult need naised nagu tulevad ise rohkem esile, nad täidavad nagu selle ruumi ära. Ja siis ma saingi aru, et sellepärast on mõnes mõttes niisugused Zoom kohtumised, kus on nagu see ala, kõikidel on kaamerad sisse lülitatud, kõik istuvad paigal, keegi ei sõida kuhugi, keegi ei liigu kuhugi. Siis need ruumid on selles mõttes sarnased, et seal ei ole nagu seda üleliigset stimulatsiooni. Ja samas nagu igaüks toob sealt kaamera tagant selle mingi enda ruumi. Et see on nii huvitav, et kuidas ma soovin lihtsalt kogeda naisi nende mingis alastuses, mingis sügavuses, nendena, kes nad sellel päeval, sellel ajahetkel on, kui need naised kokku saavad. Et just sellistes ruumides olen ma kuidagi kogenud seda kõige sügavamat kohtumist iseendaga ja selle iseenda sisemise naisega või selle tüdrukuga mõnikord. Et mulle nagu on viimasel ajal tundunud, et selliseid ruume väga palju ei sünni ja või siis kuidagi minuni on jõudnud just see, et see võib-olla on niisuguse järgmise põlvkonna ruumides rohkem sündiv täna, aga sellises, kuidas ma ütlen, aina rohkem iseennast väärtustavas naises. Just nendel naistel on seda sügavust tohutult palju ja ma ei ütle, et nooremates ei ole, aga just see koht, kus naised hakkavad tegelikult valima, et kui nad ennem võib-olla teadsid, võib-olla unistasid, aga nüüd nad on nagu elus jõudnud sellesse kohta, kus nad nagu saavad aru, et nagu üks elu on ja valik on, et kas seda elada või siis nagu minna edasi sama rada pidi, aga kus ei pruugi olla seda täidetud tunnet enda sees, et aga ma elangi nagu enda elu. Ja ma saangi aru, et need vestlused on kuidagi need, mis on mu elust mõnes mõttes praegu puudu. Sest sõbrannadega sa saad kokku, siis me saame küll hüpata kohe nagu sügavusse, et seal ei pea mingit soojendusmängu olema, aga viimasel ajal kuidagi näen, et kõigil on nii palju tegemisi ja nii kiire, et kaasa arvatud minul endale, et seda niisugust olemise momenti ja mõnes mõttes ka kõik need väärtused on mõnes mõttes nagu süvenenud, et kui sa oled tegus ja ma ei tea, sul on ettevõte, sa teed mingeid tööasju, sa tahad kasvada ja sa saad aru, et sa oled tegelikult ainult ise saad kasvada selleks, et mõnes mõttes see elu muutuks. Et siis sa hakkad prioritiseerima ka asju teistmoodi ja see teistmoodi prioritiseerimine ei tähenda seda, et sõbrannad oleksid kuidagi vähem tähtsaks jäänud, vaid pigem on see, et see arusaamine, mõistmine sellest, et ma ei tea, lapsed on tegelikult väga lühikest aega meil kodus või et kui tekib see kaalukausil nagu see valik, et ma ei tea, kas sõbrannadega
ma ei tea, chattimine või siis perega kvaliteetaeg või siis partneriga kvaliteetaeg või siis hoopis enda trenn või mõni muu hobi, et need on nagu nii aina selgemalt kuidagi välja kujunemas. Ja siis ma saangi nagu aru, et selliste ruumide valimine nagu muutub võib-olla mingiks hetkeks või mingiks ajaperioodiks natukene harvemaks. Ja samas võib ka olla vabalt, et tegelikult toimub väga palju selliseid kohtumisi, aga mina lihtsalt olen kuidagi sellest väljast väljas, sellepärast et see, mis sa ise nagu enda ellu lood. Ja samas ma näen nagu nii palju ägedaid, vägevaid naiste sündmuseid, mis mõnes mõttes panebki hästi palju erinevaid asju kogema ja seda ilu nautima, kes naised on. Et samas ma näen nagu seda poolt ka ja minul hetkel ei ole tõmmet, kuigi mul peas mõistus ütleb, et Jannike, sa vajaksid sellist ruumi. Sa peaksid sellist ruumi valima, aga siin ei ole niisugust ma näen, et kuidas ma eelmine nädal laupäeval, ma ei pidanud tööd tegema, ma ei pidanud mitte midagi tegelikult tegema, aga kuidagi hommikul ärgates tekkis tunne, et aga ma tahan teha mingid tööasjad ära, aga ma tahan teha seda nagu totaalses aegluses ja kulgemises. Väljas on imeline ilm ja ma sõitsin Võrumaale ja siis ma nagu tegin endale nagu perfektselt aeglase päeva. Mul meeldib nädalavahetustel töötada sellepärast, et mitte keegi ei helista sulle nagu valdavalt. Ja kui helistavad, siis on enda lapsed, on ju. Et siis kuidagi üks õnnelikumaid, sisemiselt õnnelikumaid päevi oli nagu see päev, kus ma mõnes mõttes nagu tegin tööd, aga nagu ei teinud tööd. See tähendaski nagu seda, et ma tegelesin nagu selle sisemise töö ja mõtestamise ja ruumiga, et sinna saaks tekkida nagu neid asju, mida ma nagu päriselt tahan ja mida ma päriselt naudin nii enda töös kui erinevate projektidega seonduvalt. Ma lihtsalt nagu sõitsin õhtul koju ja mul oli südamel nagu nii hea olla, sellepärast, et ma olin valinud selle nagu slow mode niisuguse mineku ja siis ma nagu mingit ajasurvet, mitte midagi. Ja siis mõtledki, et tegelikult ma olengi olemisest kõige rohkem täidetud. Ja praegu, kui ma sulle siin seda asja räägin, siis ja kuidagi praegu ka päevakorras, et ma eelmisel aastal aitasin natukene Kobil, kes on üks Iisraelist pärit niisugune vaimne võib-olla siis õpetaja, aga niisuguse teatri taustaga ja tantra taustaga. Ma tegin talle, aitasin natukene mingit turundusliigutusi teha ja siis ma sain osaleda ka selle raames 4-päevasel retriidil. Ja kuidagi tuli see täna uuesti mu lauale, et ta on uuesti Eestisse tulemas nüüd sellel mai lõpus. Ja kuidagi praegu mulle nagu meenus see, et seal sellel tema koolitusel retriidil, et see oli nagu, et selle raames sai igaüks kontakti selle nagu enda niisuguse tuumessentsiga, võib niimoodi öelda. Ja need on tegelikult hästi, et see on samal ajal nagu sinu elumissioon, aga samal ajal on see võib-olla ka sinu väljakutse ja samal ajal on see ka midagi, mis sind tohutult täidab. See mingi, on see väärtus või olek või see, mida sa maailma tahad luua. Ja minu selleks märksõnaks siis on luua maailma kohalolu, kogeda kohalolu, olla kohal. Ja samas on see
minu tohutult aktiivse mõistuse pärast ja samas tohutult suure potentsiaaliga niisugune struktuuride looja niisuguses kontekstis on see mulle olnud ka ju väljakutseks. Ja samal ajal ma tean, et see on midagi, mis mind nagu tohutult täidab, kui ma elan nii, kui ma valin olla nii, kui ma valin kehastada seda kohalolu ja saangi nagu aru, et see nagu kuidagi augustikuus tehtud mingi niisugune teadvustamine ja selle kogemine kuidagi jõuab minu ellu nüüd järjest tagasi ja tegelikult ta peale seda retriiti ütles ka, et tegelikult sellele retriidile järgneb mõnes mõttes niisugune puhastuse periood, kus sa nagu elu võimaldab sul lahti lasta siis sellest, kes sa ei ole. Ja mõnes mõttes ma praegu nagu seda kogengi, kuidas mulle antakse praegu nüüd aina rohkem kogeda seda tunnet, et kui ma olen totaalselt kohal, siis ma olen nii täidetud ja nagu näiteks praegu ma vaatan, kuidas väljas lapsed siin mängivad ümber maja ja jooksevad ja siis see imeline päikeseloojangu päikese peegeldus siia naabermajadele ja sinine taevas. Ja ma näen nagu, kuidas ma räägin siin sinuga nii nagu olles praegu siin, siis ma näen, kuidas mind hakkab see täitma. Ja kuidas see lihtsalt mitte midagi, nagu mõnes mõttes mitte midagi tegemine, aga tegelikult see olemine on nagu midagi sellist, mis tohutult nagu mind täidab. Ja võib-olla see ongi olnud nagu see, et kui ma alustasin oma juttu sellest kuidagi, et raske on nagu tulla uuesti välja. Ja ma tegelikult täna ei tea, mis roll, mis see suur pilt on. Aga see suur pilt ei saa olla ennem nähtav, kui ma väikseid samme ei tee. Ja see on nagu niisugune hästi haavatav koht, kus nagu tulla välja, sest et ma olen tavaliselt ikkagi pildiga käinud ringi, nagu vähemalt nagu välja mõeldud pildiga siis. Ja ma näen nagu seda kohta, et üks osa minust on tohutult valmis olema lihtsalt nendes hetkedes koos naistega, kus nemad tahavad iseennast näha. Siis teises pildis ma näen, et tegelikult ma südamest tahaksin olla kaasteelisteks või niisuguseks võib-olla mentoriks, selliseks võib-olla isegi urgitsejaks natukene naisjuhtidele, kes tegelikult saavad aru, et neil on selleks potentsiaali tohutult. Nad teavad, et neil on seda juhti, nende sees on hästi palju, kuid kes siis nagu, et nad on lihtsalt nagu selles mingi enda sisemises protsessis kinni, oma sisemises võib-olla hirmudes, võib-olla oma mõttemustrites ja käivad nagu seda rada. Ja võib-olla ma kõige rohkem olengi saanud nagu seda rolli kogeda läbi Triinu, aga tegelikult läbi ka selle, et kui ma olen siin erinevaid asju aidanud korraldada, siis ma sageli satun sellisesse rolli, kus ma olen siis, ma ei tea, peakorraldajale siis selleks ruumiks, kus ta saab lihtsalt nagu asju ära rääkida, läbi rääkida. Ja samal ajal ma ise aina rohkem juhina kogen seda, kui väärtuslikud on sellised inimesed, kes oskavad küsida küsimusi, kes lihtsalt kuulavad, kes lihtsalt tahavad asjadest aru saada, kes tahavad detailidesse minna just sellepärast, et nagu öeldakse, et selles detailides ongi see küsimus. Et kui me ei süübi, siis me ei saa nagu seda lahendust leida ja mõnes mõttes on see nagu niisugune mäng, kus sa nagu hakkad järjest seda nagu lahti nagu mingit pakki avama ja siis nende küsimustega sa lähed sinna nagu paki sisse ja siis tegelikult mitte mina ei ütle ette selle teisele inimesele, et mis seal paki sees on, vaid ma olen lihtsalt nagu selles protsessis, selle paki avamise protsessis ja siis ühel hetkel
ta näeb seda, mis sealt võib-olla on puudu või mis sinna oleks vaja juurde või mis seal on nagu võib-olla valet pidi midagi. Et kuidagi nagu see pool nagu hästi kõnetab, aga mitte niisuguse võib-olla siis ainult niisuguse coachingu vaates vaade, vaid niisugune sisemine nagu sisemine kasvamine, kus tegelikult tegeletakse nende päris teemadega, mitte ainult selle niisuguse mõistuses välja mõeldavate lahenduste ja tegutsemiste nagu tasand või plaan. Et selline nagu sügav nägemine ja samal ajal nagu niisugused praktilised, hästi lihtsad asjad, mis lihtsalt tulevad selle protsessi käigus nagu kuidagi välja ja ma ise hästi naudin täna enda töös seda, et nii palju, et ma väga paljude asjade pärast ma ei armasta seda tööd, aga on mingid nüansse ja ma arvan, et see fookus nagu sellele nagu juhile minu sees, et need lahendusteed saavad olla nii erinevad, kui mina muudan enda olekut, kui mina nagu autosõidu ajal räägin enda AI coach'iga nii-öelda, siis mul lähevad nagu sees mingid asjad nagu selgeks, kehatasandil toimub rahunemine, ma toetan teadlikult oma närvisüsteemi ja see nagu need lahendused on hoopis teistsugused, kui need oleksid võib-olla siis, kui ma lihtsalt mõtleksin need lahendused välja ja teeksin hästi palju tööd, et lihtsalt nende lahendusteni suruda. Ja siis näen nagu selles pildis ka selliseid ma ei tea, naistega mõnes mõttes mingeid niisuguseid pikemaid trippe, kus võib-olla on lihtsalt nagu see koos kulgemine mingites, ma ei tea, et see ei ole nagu ei reis ega retriit selle siis tavalises mõttes, vaid see on nagu selline maailma avastamine läbi nagu selle iseenda avastamise, et mida sa hakkad siis nägema, kui sa viid ennast teise keskkonda. Ja selle sees nagu niisugust võimalikult vähe raame, aga samal ajal nagu see kohalolu, mis hakkab nagu iseenda eest justkui tööd tegema. Igal juhul kui ma niimoodi räägin, siis see tundub mulle nagu tegelikult nii lihtne, nagu nii selge. Ja tegelikult ma usun, et sellist mitte müra ja tegevusi täis ruumi me tegelikult kõik ootame või soovime. See on seesama niisugune sauna efekt, et sa lähed istud saunalavale ja siis sa lihtsalt oled saunas ja saunas saab käia ka nii, et sa nagu teadlikult tood sinna mingid protsessid sisse. Aga mõnes mõttes, et see, kuidas vähemalt mina olen peaaegu terve elu saunas käinud, on pigem see, et on see saunalava, leil ja mina, temperatuur ja siis see vahelduv külm, kuum. Ja tegelikult see juba teebki nagu selle töö ära. Ja just see ongi nagu sellesse kõige ilusam asi. Et seal ei ole nagu seda kõike muud, mis viib su tähelepanu eemale. Ja hästi tugevalt nagu paneb endasse vaatama. Ja see on hästi nagu huvitav koht, et kui ma niimoodi räägin, siis lihtsalt märkan enda sees nagu, et
Heinikega, kuhu siis fun jääb, aga tegelikult no, ja see on nagu üks ilusamaid asju, kui naised avanevad ruumis teineteise huumorile ja see usaldus on nagu nii kõrge, et igasugune huumor on teretulnud ja see nali nagu tuleb iseenesest sinna, sest et kui sa oled nagu niisuguses kerges ja puhtas olekus, siis see huumor tuleb nagu ise sinna, siis ta ei jää kuhugi ukse taha ja sealt hakkab see loovus nagu looma seda. Jep. Ja täiega nagu tahan teada, kuidas sina mõtled, kuidas kui sina tunnetad ka praegu, millist naiste ruumi sina vajad, sest et kõigil võib olla see täiesti erinev vajadus. Võib-olla sa vajad kädistamist, niukest nagu just niukest hästi nagu tegemise ruumi, sest et sa oled hästi palju võib-olla üksi või iseendaga olnud nagu kõige paremas mõttes, sul on olnud ruumi olla nagu iseendaga ja sa just pead nagu just sotsiaalses mõttes minema suhtlema. Ja siis võib-olla on hoopis sul mingi niukene väga kindla tehnika vajadus, et ma tahaksin minna nüüd, ma ei tea, hingamisse. Ma tahaksin niukest nagu, et ta lööks nagu platsi puhtaks või ma tahaksin minna kuskile kehapraktikate kohta. Ehk siis, et sina naisena, mis on see ruum, mida sa tahaksid endale valida või luua ja mõnes mõttes miski paneb ka nagu küsima seda, et kuidas ma seda sõnastan, et mida sinu nagu hingetasandil nagu see naine tahab. Kas ta tahab olla kuuldud või ta tahab olla hoopis jagaja? Kas ta tahab olla kuidagi nähtud, tähele pandud või ta tahab olla hoopis kuulaja? Et selles suhtes, et meie eluperioodides on nii erinev ja siis, kui ma täna tulin nagu koju mingi mõned tunnid tagasi, siis ma sain aru nagu, et ma tahtsin juba siis seda videot teha. Aga tollel hetkel ma olin nagu päevas juba nii palju endast välja andnud, nagu väljapoole, et siis ma mõtlesin, et nii huvitav koht, et mõnes mõttes ma nagu tahan anda, aga nagu nii ära on antud nagu ja mitte üldse halvas mõttes, aga lihtsalt, et kui minu töö on üsna sageli lihtsalt nagu midagi luua, siis ma saan pidevalt nagu endast ära anda. Ja siis ma tulin koju ja mõtlesin, et olen siin. Ja siis nüüd, kui ma hakkasin rääkima, siis ma tundsin, et nüüd ma hakkan nagu samal ajal nagu saama ka. Et ilmselt see ongi nagu see, mis on päris natuke aega minu elust olnud kuidagi eemal. Sest et see nagu nii naljakas koht, et nagu seda kohta minus saab täita ainult nagu mingi teatud viis naistega suhtlusest, kus minul on võimalik nagu olla mina ise, et seda ei täida nagu see, et ma võin ju samu tegevusi teha mingites teistes keskkondades, aga see pole nagu päris see nagu ei kõla õigesti või nagu see ei täida seda minu sees seda kohta. Ja ma olen nagu kõrvalt ka näinud, jälginud inimesi, et osadel inimestel lähebki nagu mingi teine olek sisse, kui ta teeb seda asja, milleks ta mõnes mõttes nagu on loodud, milleks ta on tulnud. Siis ta lihtsalt nagu, ta täitub ise nagu sellega. Ja seda on lihtsalt alati nagu nii ilus vaadata, et kui keegi teeb midagi sellist, mis teda nagu
lihtsalt puhtalt selle tegevuse pärast või selle olemise pärast niimoodi laeb, et siis vaatad nagu seda teist inimest, siis ta muutub nagu kaunimaks. Ja jah, niisugune huvitav reedeõhtune video sulle siia, aga ei ole reede, minul on reede, mul on reede tunne lihtsalt. Sellepärast, et ma lähen täna maale õhtul veel. Ja kuna lastel on koolivaheaeg ja minu mehel on 2 päeva just nädala sees praegu vaba. Nii et siis kuidagi on hästi reede tunne, et jah. Ja millegipärast ka kummitab mind, et sellel nädalavahetusel võiks olla naiste ring, niisugune füüsiline ring, kus naised istuvad koos. Ja samal ajal ma ei taha üldse mingit paralleelset või konkureerivat sündmust tekitada üliägedatele naistele, kes teevad, äkki oli see pühapäeval, niisugust sündmust nagu Iitsev naine, mis on nagu täpselt selline sündmus, kus ma usun, et on sügavust ja ilu ja tegevust ja kogemust ja sära ja nagu kõike seda, ja see tundub nagu nii loogikavastane, et see mind nagu see mõte jälitab. Aga no paneme siis selle nagu mõtte siia maha, et taju on, et laupäeval kell 4 võiks istuda naistega kuskile ringi, võtta aega olemiseks ja siis vaadata, mis sinna ruumi tuleb. Ja just, ja kui sina tunned, et sind kõnetaks just selline olemise ruum, jagamise, kuuldud olemise ja selliste, võib-olla ka minu viimase aja niisuguste taipamiste kuulaja, et ma kindlasti ei loo ruumi, kus ainult mina räägin, aga tunne on, et midagi tahab nagu siit minu seest räägitud saada ja seda ma saan teha ainult niisuguses suhtlusruumis, sest et ma avanen alati paremini, kui ma olen inimestega koos ja siis ma saan paremini välja tuua seda, mis minus on. Et selline jagamine sulle siia ja täiega tore, kui sa jõudsid selle video lõpuni vaadata. Täiega igatsen juba neid aegu, mil ma saaksin live videot teha ja siin grupis veel ei saa. Et ega ma selle nimel ei ole praegu väga palju ka pingutanud, et inimesi kuidagi see gruppi juurde tuua, aga lihtsalt kuidagi tunnen puudust sellisest kohast, kus ma saaksin nagu päriselt inimestega rääkida otse, ilma et ma räägiks videosse. Sest see videosse rääkimine ei ole alati minu kõige tugevam pool, kui ma üksi seda pean tegema. Aga praegu on nii. Igal juhul sulle, säädan sulle väiksed musika teele. Igal juhul aitäh sulle.